tervitused Haapsalust, on järjekordne nädalavahetus käes, kus me lähme EDGL-i karikasarjale ja seekord on see Alutagusel Ida-Virumaal. Ja mul on täna juba 3 tundi Tartu-Haapsalu sõitu selles tagumikus mul siin. Nüüd me lähme pesema auto ära siin Circlis ja siis me sõidame siit Haapsalust veel Alutagusele 3,5 tundi. Vahepeal võtame kotid peale, õhtul on practice round, homme ülehomme mängud, kusjuures ma nüüd mängin MA2-s, mitte MA3-s ja homme olen nii-öelda feature cardis, ehk siis viimasena, kes läheb rajale, aga lähme pesema auto ära enne. Peale 3 tundi sõitu tere tulemast Alutagusele. Ilm on ilus, kell on 7:30, vahetame riid ära. Nii, jälle me teeme ühe prooviringi ära. Eesmärk on proovida nulli mängida, vaatame, kuidas läheb. Esimene rada on par 395 meetrit, läheb mäest üles, nii et mängib ilmselt mingisugune 110. Esimene vise oli okei, aga ma vaatan, mis see Saint Pro ka teeb. Oi, lakke! Liiga lakke, aga ei, see on tegelikult riitsitav. Saab hakkama küll. 8 on par 377 meetrit ja tegelikult nulli ei olegi siin nii keeruline mängida, aga ma lähen otse luunaga. Ai, kurat, topsi liin. Eilise practice ringi tulemusel võib öelda, et tegelikult nulli ei ole väga keeruline mängida, kui sa vähegi drive'id korrektselt teed. Mis täna saab siin, kus tuul, nagu te näete, on üsna intensiivne. Loodame, et metsade vahel ei ole, aga vaatame mu vaba drive'i ära. Palume dialale Roger Tibar. Opadi. Saigi see ring läbi skooriga +2 ja tänu ühele rajale, 16. rajal, võtsin double bogey ja nullist tuli +2. Aga vähemalt viimasel, mingi 5-16 pealt, läks steput sisse, pääsin barri ära. Homme on, tegelikult barri on siin võrdlemisi lihtne mängida ja kui barriga homme maha tulla, siis võib isegi top 10-sse jääda, ma arvan. Aga täna ilmselt õhtu keegi lubas siin sauna võib-olla isegi, nii et tuleb siin rehabiliteeruda ja siis homme uuesti mängima minna. Aitäh Oskar, kes mul kädis enamus raundi täna, sai natukene koormust õlgadelt maha. Aga ilm on ilus ja tegelikult on hea mängida küll. Drive'id olid täna minu hinnangul väga head. Nii et vaatame, mis homne toob. Teine päev, ilm on sama ilus, tuul on, ma ei tea, kuidas metsas on, aga natukene täna tuult on. Lähme teeme sooja ja siis eesmärk on ikkagi endiselt nulli mängida, nii et loodame parimat. Dialale on oodatud Roger Tibar. Teine ring läbi ja veits pekki läks, sest et esimene front nine'il hakkas juba päris hästi minema. Ma olin -1 peal, panin kuskilt väga kõrge kallaku pealt 16 meetri pealt step puti sisse, mõtlesin, täna hakkab tulema. Esimene küll, nagu te nägite, läks metsa ja sealt ma võtsin bogey ka, aga back nine'il 3 double bogey't ja sellega läkski metsa. Aga õnneks see negatiivne tunne ei jäänud varjutama kogu seda mängu, sest et viimane rada 500, mis on mingi 250 või 60 meetrit, par 5, mis on minu jaoks seni olnud suurim vastane. Sealt eile ma panin barri päästmisputti sisse mingi 6-17 pealt ja täna võtsin sealt pirku, peaaegu bullseye'st, paar sentimeetrit oli bullseye'st väljas. Üli hästi läks, nii et viimaselt vähemalt pirkuga maha tulla on emotsioon hea, aga lõppkokkuvõttes drive oli täna okei.
drive isin. Igal drive'il kasutasin Destroyeri Storki, soovitan kõigile. Ja toimis hästi üleminevad, sirged kõik, aga putt, katastroof, peab õppima puttima. Aga noh, see läks korraks kõik, näeme järgmises videos.